tervitusi Vietnamist. Siia Vietnamisse me jõudsime Kuala Lumpurist, Malaisia pealinnast, kus me veetsime veidi alla kuu aja. Ja me oleme teinud videoid erinevustest Mehhikost ja Kreekast, seekord erinevused Kuala Lumpurist. Võrreldes Eestiga üks suur erinevus on see, et seal pole üldse lemmikloomi. Ma nagu reaalselt ei näinud, me veetsime seal peaaegu kuu aega, ma reaalselt ei näinud vist ühtegi koera. Ja kassid, ma nägin üks või kaks korda hulkuvaid kasse, aga loomi, jah, lemmikloomi nagu reaalselt ei ole. Et see on vähekese kummaline, et ja paljudes kohtades olid ka sildid, no pets allowed, aga sellised silte ikka trehvab, kui kuskile kaubanduskeskusesse või mingisse korterelamusse ei lasta koeri, aga et nii nagu linnapildis üldse ühtegi koera ei ole, see oli hästi kummaline. Ja seda enam, et siin näiteks siia Vietnamisse jõudes kohe nägime inimesi koertega, et see on väga kummaline, ma ei tea, mis värk sellega on Malaisias. Aga pluss poole pealt selline erinevus, et kõik, mitte kõik, aga väga paljud inimesed naeratasid ja noogutasid. Kui ma rääkisin Mehhiko erinevustest, siis seal oli see, et paljud teretasid, ütlesid hoola, siis siin, seal Kuala Lumpuris ei teretatud, aga see silmkontakti loomine ja selline väike noogutus, see oli väga levinud, et lihtsalt inimene, ma ei tea, seal paneb mingit kaupa kuskil välja või kõnnib sul tänaval vastu või on, ma ei tea, seal prügi auto peal teenindab seda autot, et vahet ei ole kes, et ta ei ürita sulle midagi müüa või mitte midagi sellist. Ta lihtsalt näeb sind, loob silmkontakti ja naeratab, noogutab. Et see oli äärmiselt tore ja väga erinev Eestist. Siis Kuala Lumpur on selline, võib öelda, multikultuurne linn, ma ei tea, kuidas ülejäänud riik, aga selles linnas küll, kui rääkida religioonidest, siis oli kristlastele, oli budistidele, oli moslemitele, oli India kirikuid, templeid, igale maitsele ja samamoodi ka nii nagu ka religioone, nii ka rahvusi, et hästi palju erinevaid rahvusi. Et seda oli nagu näha nii kaubanduses, söögikohtades, tänavapildis, et see igal pool oli nagu väga märgatav, et see on hästi paljudest rahvustest koosneb. Üks asi veel, kui me rääkisime, et lemmikloomi ei olnud, siis ma väga palju ei näinud ka lapsi, kui aus olla. Et ma ei tea, nagu jällegi tänavapildis, ma ei tea, kas nad ka olid kõik kuskil koolis või ma ei tea, et väga palju lapsi nagu ei näinud. Tihtipeale oligi nii, et mingid eurooplased või valged inimesed, valged turistid olid oma lastega, aga sellised kohalikke lapsi, et seal kui olid mingid kui seal, kus me peatusime, seal oli bassein ja mänguplats, siis seal muidugi olid need turistid Hiinast näiteks, Mongooliast, seal Miika sai Mongooliast tüdrukutega sõpradeks, Euroopast, Ameerikast, aga niimoodi linnapildis väga palju kohalikke lapsi ei näinud. Ma jällegi ei tea, mis värk sellega on. Liiklus, väga palju sõidetakse tsiklite ja mopeedidega või rolleritega. Aga mis on kummaline, et kui on punane tuli, fooril punane tuli, siis tsiklid nagu praktiliselt ei peatu. Sa pead ikka väga olema tähelepanelik ja vaatama, et sulle keegi otsa ei sõidaks. Ja päris mitu korda oli nii, et ka auto ei peatunud. Et enamus autosid peatus näiteks, aga üks auto ei peatunud ja kimas täiega mööda. Nii et peab väga tähelepanelik olema, et isegi rohelise tulega, kui sina kõnnid rohelise tulega üle tee, et see auto alla ei jääks. Siis Malaisias väga armastatakse konditsioneere, et see on üldse muidugi paljude soojade riikide probleem, et väljas on ülipalav, siis lähed Google'i siseruumidesse, lähed poodi, kohvikusse, korterelamu, foajees, ükstapuha kuhugi ja seal on pandud konditsioneerid huugama. Aga näiteks võrreldes
Vietnamiga, kus me praegu oleme, oli siis Kuala Lumpuris ikka täisvõimsusele need pandud, ikka läksid sisse, siis tundsid kohe, kuidas nii külm on. Et see oli nagu väheks ebamugav, et su keha nagu, ta ei harju nii ruttu ära ja see kehal on nagu väheks šokk. Ja siis, kui sa pärast jällegi välja astud, siis on see nagu sein, et see kuuma sein lihtsalt nagu vajub sulle peale, et see võiks olla mingi vahepealne. Või taksodes näiteks ka armastatakse ikka panna põhja see konditsioneer. Mis veel? Nii, väga palju ei olegi mul siin kirjas. Söögi poole pealt kõik oli väga maitsev ja tore, aga jookidega oli näiteks see, et selliseid gaasiga jooke eriti ei ole. Et vett, kuna vett tuli osta pudelivett, siis tahaks mõnikord ka nagu sellist gaseeritud vett, et seda praktiliselt ei olnud, et mõnikord mõnes poes oli, isegi raatsinud osta seal mingid San Pellegrino või mingid sellised kallimad veed ja need olid, ma ei mäleta, mis on seal maksid, nagu mingi 3-4 eurot vist võib-olla oli pudel, seda nagu ei raatsinud võib-olla osta, aga lihtsalt tavalist mingit gaseeritud vett nagu Eestis on sellist praktiliselt ei olnud ja kusjuures gaseeritud mingi Coca või Fanta või see oli ka, et seda gaasi ei ole nagu nii palju nagu Eestis, et kui sa Eestis vahepeal jood, siis on see tunne, vaata, kui sa teed selle pudeli just lahti, jood ja siis see on ühest küljest nagu vastik, sellepärast, et sa ei saa nagu isegi hingata, teisest küljest on see mõnus tunne, et seda nagu, sellest tundsin puudust, sest seal oli niimoodi, tegid gaseeritud joogi lahti, mingi käis, jõid ja siis juba, ta juba ei olnud nagu gaseeritud. Ja mis oli veel naljakas, see üks erinevus, et kui meil Eestis ikkagi pudelit teed korgi lahti, seal ikka on vähekese nagu tühja ruumiga, siis seal oli, pudelid olid nagu praktiliselt täitsa täis, nii et kui sa lahti tegid ja õrnalt juba pigistasid, siis alati läks sul üle ääre see pudel või see vesi sealt pudelist. Et jällegi väga kummaline, miks nad nii tihedalt või nii täis neid panevad, neid pudeleid. Võt sellised erinevused võrreldes Eestiga. Like, subscribe, nagu alati. Ja ühe asja täitsa unustasin, mille lisan siia nüüd videosse lõppu. Kuala Lumpur on pilvelõhkujate linn, ta on kõrghoonete usku. See on suur erinevus Tallinnast, Eestist, sest meil neid kõrghooneid eriti palju ei ole. Ja kuigi 400 aastat tagasi Oleviste kirik oli vedetavalt maailma kõrgem hoone, siis praegu meie arhitektuur on pigem madalamat tüüpi, aga Kuala Lumpur on väga-väga pilvelõhkujate usku, sest juba kuulus Petronas Towers ehk Petronase tornid, väga ilus hoone, oli 20 aastat tagasi maailma kõrgem hoone. Hiljem küll jäi ta tahaplaanile, sest maailmas ehitati veelgi kõrgemaid hooneid, kuid nüüd näiteks on kerkimas, praktiliselt juba on valmis Merdeka 118 ehk 18 korruseline hoone, mis on, siis saab olema maailma teine kõrguselt. Aga need on sellised nagu kõige suuremad hooned, aga üldse linnas on väga-väga palju kõrghooneid, ütleme sellised isegi elamurajoonid, kus võib-olla mõned nendest ei ole ka kõige kenamad, sellised lihtsalt kuubikud, mõned on päris huvitava arhitektuuriga, aga neid on seal sadu, ma arvan, et kui sõidad, hakkad nagu linna äärde sõitma või linnast välja sõitma, siis sa näed, kui palju neid kõrghooneid on, kus inimesed elavad, need on kõik sellised 30, 40, 50 korrust majad. Nii et see on suur erinevus Eestiga. No nii, ja kui ma seda videot praegu tegin, siis Olivia kuulas teises toas mind pealt ja ütles, et üks erinevus on veel. See on see, et Kuala Lumpur on tolmuvaba. Ma ei tea päris, kas see nüüd 100% nii on, aga jah, sellel ajal, kui me seal elasime, siis päris tihti sadas vihma. Võib-olla siis asi on selles, et lihtsalt kõik tolm kaob tänavatelt tänu sellele, et tuleb vihma. Või ma ei tea, mingid muud seletust vist ei ole nagu. Et linn oli muidu ka üsna puhas, aga jah, kui plätudega jalutada linnas, siis saab väga tihti aru, et kui tolmune linn on või ei ole. Näiteks Mehhikos jalutades ikka jalad olid kogu aeg mustad ja siin Vietnamis, kui me praegu oleme, on ka jalad kogu aeg mustad, kui tuled väljast. Aga Kuala Lumpuris olid jalad puhtad. Et või see on siis erinevus, et Tallinnas on ka jalad tolmused, kui käid suvel. Vist.